Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Daamid ja härjad, teid tervitavad Andreas Jääger ja Märt Koik. Suhtsid üllatada mind, aga Põhkarid osa 125 on teie ees ja rullub lahti järjekordne imeline nädal, mille me põhimõtteliselt võtame kokku. jah, suht mõttetu nädal oli. Aitäh, et kuulasite Võhkarite podcasti ja kui enne ei kohtu, siis järgmine kord liituge meie Patreoniga. Ja siis veel, ja meil on üritus ka tulemas, et tegelikult kes veel on maha maganud, siis meil on jaanuaris aastavõhad, kes ei tea, millest me räägime, mine fienta.com, pane otsingusse võhad ja seal on Võhkarite aastavõhad event, osta pilet, tule kuula meid laivis, sellepärast et see on niisugune kaduv kunst seal, et me teeme, jagame aastavõhad ära ja see saade ei salvestu või tule koha peale, kuula, vaata, võta väike drink ja siis mine minema. Väga lihtne. Et oli tore, et olge mõnusad uuel aastal. Tšau. Tšau. Aga kõige olulisem sündmus, mis toimus siis eile õhta või midagi sinna kanti. Noh, saad aru, nii kui ma tunnen, et mind on välja tõmmatud, they pull me back in. Aga jah, et vastab tõele. Brigitte Suzanne Hunt ja Severina Jakubowskis on suhtes. Severus Snape, nagu sa kunagi ütlesid. Severus Snape ja Brigitte ütles selle kohta, et oleme Severinasega paar. Noh, mis emotsioonid sul olid, kui sa nägid seda uudist? Kas sul närv ka liikus? Mul närv ei liikunud, küll aga ma ütlesin oma toas ja no shit! Mul nagu see oli. No vaat, selles mõttes, et minu arust ma ütlesin ka kunagi, et vaat Brigitte on leidnud mingi huvitavad versioonid, kuidas olla nagu kogu aeg nagu pildis. Ja siis nagu lihtsalt näo saate ajal lihtsalt nagu boom, tulla full pilti, olles teinud ära pildid ja siis pannud üles ja saatnud kuradi nendele väljaannetele ka ilusti pildi ja ütleb, et me oleme suhtes, et nagu mina ütles see nagu väga kaval lüke, et ta nagu võttis ära nagu kellegilt selle siis võimaluse, kui ma mõtlen kellegilt, siis ma mõtlen nagu tema vana sõpra ja võitluskaaslast Mallut, et võtta ära temalt nagu mingisugune relv on ju, või nii ta, niimoodi ta tundub on ju, kuigi ma kujutan ette, et see ei ole nagu nii mingisugune asi, millega praegu Mallu väga oleks mingit pappi teeninud, et ta on seda rahulikult tasuta storydes jaganud, kui jälle kuskilt pilt jagatakse, et Brigitte ja Severinas tupsu ostavad või mingisugust sellist stuffi, aga tegelikult mõnes on nagu õige, et ta nagu võttis selle nüüd enda kätte, on ju? Nii, nüüd me oleme nagu lõpuks siis avalikud tugevad pildid on nagu ikka, perepea mees istub tooli peal, naine on õla peal, eks ta nii ole, et rõõmu ütleme siin ei ole, et kui ikka eelnevalt oli see, et see info läbi tiksunud igalt poolt ja me isegi rääkisime sellest viimases Patreonis nädal aega tagasi ka, et ega see nagu head meelt ei tee, et mis iganes, mida keegi Brigittest ka ei arva või midagi taolist, siis nagu holy shit tegelikult. Holy fucking shit. Jah, see on natukene veider. Küll aga on see, et Severinas on edaspidi lepinguline esindaja erinevates kohtuvaidlustes, et see on ka nagu huvitav asi, mida panna kellegi õlule, kellega sa suhtes oled, see on natuke imelik. Oota, aga siis praegu Brigitte on siis tema boss või? No, ma ütleks, et nagu jah. Ma arvan, et me oleme võrdsed, on midagi sellist. Aga põhimõtteliselt lepinguline esindaja siis ikkagi esindajad. Ma ei tea, natuke naljakas. Kuna sa järgmise video teed siis?
Ma ei tea. Siis Brigitte Susanne Hunt seksib enda töötajaga. Ja kas ei ole nagu väär? Aga Hea küsimus. Märdi Liigadas juba videoideid tuleb juba siin saate alguses, me oleme 5 minutit in ja juba toimub asju liiga palju. Aga noh, see saigi siin viimane pilt, mis oligi Malju jagas seda, et Brigitte Susanne Hunt ja Severinas Jakubovskis jalutasid koos käsikäes Ülemiste keskuses. Ja siis ta jagas seda pilti, kui sa Selverist tupsusid, just. Ja siis hiljutises intervjuus Kroonikal avaldas Brigitte Susanne, et suhtleb endiselt joobes juhtimisest advokatuurist välja arvatud Severinasega. Tõesti, et Kroonika nagu pani kõige olulisema ikkagi nagu siia kirja, et tõesti tegu on joobes juhiga. Aga lisaks on ka Severinas süüdi mõistetud vägivallatseja, Pärnu maakohtus süüdi mõistetud endine vandeadvokaat Serevinas Jakubauskas on kohtuotsuse kohaselt tarvitanud korduvalt vägivalda, mis on toime pandud lähisuhtes. Ta on kannatanud, kägistanud, löönud ja hammustanud. Severinas süüdistatakse selles, et ta mullu 24. aprillil pani kannatanule mõlemad käed suhu ja venitas suud lahti, millega tekitas valu ja tervisekahjustusi. Maikuus aga pigistas ta kannatanud kaelast, tekitades hingamisraskuse. Eelmise aasta 31. augustil lõi Severinas hotellitoas sama inimest pähe ja näkku ning põhjustas tervisekahjustusi. Tänavu 17. juunil lõi ta kannatanud korduvalt näkku ja hammustas sõrmest. Et selles mõttes, et tegu on kriminaaliga, noh. Mees on jõudnud teha elu jooksul. Aga nagu ilma naljata, seda on nagu julge öelda, sellepärast, et tegu on päriselt süüdi mõistetud vägivallatsejaga. Et see on muidugi väga tore, et nüüd Brigitte võttis siis Severus Snape'i võttis endale siis lepinguliseks esindajaks kohtuvaidlustes ka veel. Nagu, really? That guy? Nagu praegu? Jah, see on natukene, see on selles mõttes, et millal ta süüdi mõisteti? Et see oli ju võrdlemisi hiljuti tegelikult. Me ju rääkisime sellest ka saates tegelikult ju, et ma ei tea, ma olen igasuguse rehabiliteerimise poolt on ju ja kõike seda, aga ma tunnen, et selle koha peal on küll see natukene veider samm nagu süüdi mõistmisele nii lähedasel ajal võtta inimene, panna nagu, et ta on minu lepinguline esindaja nagu, mis on siuke ja isegi nagu teada anda seda, et jah, me oleme suhtes, siis on nagu see, et girl, et sa ikka tead, et see on siuke mees, et ikkagi siukene ja tegelikult see on ju asi, mida ma siin mainisin ju ühes eelnevas saates ka, et tegelikult minul on nagu mure, et nagu annaks Jumal, et Severinas on õppinud, on aru saanud oma vigadest ja ma ei tea, õpime ja saame paremateks inimesteks ja ma olen täna parem, kui ma olin eile ja kõik see on ju, mulle meeldib, kui see kõik päriselt on. Aga arusaadaval põhjusel on minu hinges ikkagi kerge mure ja nagu ma ütlesin selles eelnevas saates, et üks asi, mida Brigitte Susanne mida ta absoluutselt ei vaja, ega vääri on otsene vägivald oma partneri poolt. Et ma loodan, et seda ei juhtu. Sellepärast, et minu arvates on niikuinii Brigittega asi niimoodi, et peab nagu munakorte peal kõndima, on ju. Et siis on see asi, ma kardan, et see võib sealt eskaleeruda ja teha nagu täiesti parandamatut nagu kahju. Et see on siuke, ma olen ikka pigem mures kui midagi muud. Jah, ma nagu ei kujuta ette tegelikult seda suhet, nagu kuidas neil need mingisugused piirid on paika pandud või kuidas nad nagu seda asja nagu on läbinud siis enda jaoks selle teema, et need ei ole nagu mingid naljasüüdistused, ma ütlen korra veel, et siin lugesin ette praegu vähemalt 3 erinevat korda, kust inimene on vägivaldne naiste rahva vastu. 3! Need suure tõenäosusega neid võib ka olla rohkem, on ju, aga seda ma ei tea. Et sama siin, et igal juhul hetkel vaiame Brigitile selles mõttes ikkagi pöialt ja taipoh Severinas. Taipoh. Jep.
ega tables have turned selles mõttes, et we're watching you now. Et jah, ühesõnaga loodame nagu tõsiselt parem, aga siin BSH on öelnud ka, et Severinas on nüüd kaine ja malvad harjumused ümber kujundanud, aga noh, me ei räägi selle koha peal vägivallatsemisest, me räägime selle koha peal napsutamisest, et näljakal kombel tegelikult on kogu see vägivallatsemise asi on ju nii siit Delfi artiklist väljas kui ka sellest vestlusest niigi, et huvitav natukene on näha seda teemapüstitust natukene nagu puudulik või nii. Jah. Aga nüüd Severinas siis saab hakata ka ülmitsema koos Bridgettiga siis üritustel, kuhu neid kutsutaksegi. Sest aga ei. Power couple, et selles mõttes mulle meeldib see, et Bridget läheb ikkagi nagu oma siis nagu parima sõbranna järgi mööda, et selles mõttes, et kui üks võttis endale tumeda minevikuga mehe, siis Bridget nagu lõi üle. Ta lõi ikka üle, Fucking hell. Ma jään ikka selle juurde, see on ebareaalne risk. Aga lähme võtame lihtsamad teemad, mis tegelikult on nii ja naa, kas on lihtsamad? Jaa, üks hästi kuradi fucked up veider asi, millest Õhtuleht kirjutas, et teist saavad koristajad keskmise hinde järgi gruppidesse jagamine pani kogu kooli pingesse ja siis see on siis pärit Õhtulehest see artikkel. Õhtuleht kirjutas oktoobris, et Aruküla põhikoolis on juba paar aastat jagatud põhikooli õpilasi keskmise hinde alusel igaks õppeaastaks rühmadesse. Paremini edasi jõudvad õpilased ühte, keskmikud teise ja vähem edukad kolmandasse. Nüüdseks avaldatud teenistusliku järelevalve õiend on kooli suhtes aga harva nähtavalt kriitiline. Õiendis on välja toodud klassiruumis kõlanud lause, et teist saavad kunagi koristajad, aga ka neid on vaja, ütleb Haridusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg. Rääkimata üldisest foonist, kus targemad lapsed kardavad, et kui nad piisavalt ei pinguta, viiakse nad nõrgemasse rühma ja see on hirmus koht. Rakaselg sõnab, et kõike seda kuulsid nad mitmete õpilaste käest, nii edukaks kui ka vähem edukaks peetutest. Selline õhkkond on tekkinud pikka aja jooksul sageli muuseas öeldud repliikidena, kus õpetajad arutavad, kes läheb lollide klassi tundi andma. Järelevalve õiendi järgi ei pea suur osa lapsevanematest keskmise hinde järgi õpilaste jaotamist taunimisväärseks, pigem vastupidi. Juhul kui enamus kiidab heaks, võikski see olla aktsepteeritav, aga demokraatia ei saa olla see, kui hunt, karu ja jänes hääletavad, keda õhtuks ära süüakse. Nii need asjad ei käi. Kuidas kool kõik osutatud puudused 1. jaanuariks ära siluda saab, ei teata veel. Kindlasti ei saa edaspidi teha sarnaseid keskmisel hindel põhinevaid lahterdamisi. Uueks aastaks peab kool välja pakkuma ka muu viisi. Täna pole isegi rühmadesse jagamist juriidiliselt korrektselt tehtud, aga juriidika on võimalik suhteliselt kiiresti korda saada, arutab Rakaselg. Paljud lapsed on öelnud, et tahaks oma klassi ära lõpetada praeguses koosseisus, selle vastu me ei ole, aga viivitamatult tuleb väärkoheldud lapsed uuesti ausse saada. See tähendab, et koolis toimub mingi ulatuslik lepitusprotsess ja suudetakse väärikalt edasi minna. Et see on ikka tegelikult, ja ma tean seda, et ilmselt mõni vanakooli inimene on nagu, mis ongi õige, et motiveerib, aga tegelikult see ei motiveeri, see traumeerib, et kuidagi see, kogu see olukord on ikka täiesti, ma ei tea, pöörana minu jaoks, et ma ei suuda seda endale kuidagi ette kujutada. Mina 2.–9. klassini käisin siis eriklassis ja seda ma mõtlen nagu positiivselt eriklassis. Me olime inglise keele eriklass ja meil olid, kui ma õigesti mäletan, ma ei mõtle, kas see oli juba 1. klassis, olid meil nagu mingid katsed siis sinna 2. klassi, Tartu Veeriku kool siis inglise keele eriklass. Ja siis nagu ongi kõvemad tegijad said siis sinna ja need, kes olid siis vähem, ma ei mäleta neid teste, aga mäletan, mingid testid seal olid ja siis vähem tegijad said siis sinna 2. klassi. Ja tegelikult see nagu jooksis kogu aeg läbi, et meil olime see eriklass, meil olime see eliit ja ma ei mäleta, kas lollide klass, aga see oli niimoodi tavaklass, vaata. Ja ma juba tollel hetkel vaatasin ka, et kas see on nagu päris õige ja ma päris tihti tundsin ka selles, et ma ei ole nagu õiges kohas, sest et mitte, et ma oleks loll olnud, aga mul tunne, et see minu klass oli kuidagi, oli kuidagi väga
lased olid juba noorest peas, et ma veel tahtsin natuke koerusi ka teha, eks ole, et siis ma tundsin nagu vahepeal ma pigem lohisesin seal klassis järel, et aga jah, et ikkagi peaasi, et ikka sinna tavaklassi ei läheks, et see kuidagi see mentaliteet oli tegelikult ka meil seal sees, et peaasi, et tavaklassi ei läheks. Jah, võt see on huvitav asi, et mina mäletan seda, meil oli matemaatikaõpetaja, kes meil oli gümnaasiumis veel ja siis matemaatikaõpetaja tuli nagu kõige veidram asjaga nagu laokile järsku raisk. Ta hakkas rääkima, meil oli mingid kontrolltööd ja hinded, eks ole, ja meil oli nagu mingisugune moment oli aset leidnud, et mingid viimastel kontrolltöödel oli nagu klassi keskmine hinne nagu, me räägime ainult matemaatikast nagu, eks ole, oli nagu, et ei olnud see, performance ei olnud nagu nii hea, et nagu hinded olid nagu seal allapoole. Ja meie tolleaegne matemaatikaõpetaja jumala tõsimeelelt on nagu klassis istub lauadega, ütleb, et teate, teie klassi kvaliteet on alla käinud. Ja see oli nagu selles mõttes, see oli nagu selline moment, et see oli juba gümnaasiumi aeg, et minu arust klassis olevatest ikkagi õpilastest, ma tean, mina ja minu tolleaegne high school sweetheart, ehk siis minu praegune abikaasa, me nagu rääkisime sellest pärast ka, et täiesti debiilne asi, mida öelda. Et nagu, ja nüüd olles nagu oluliselt vanem, siis ma nagu tean seda, et nagu sa ei saa 2 või ma ei tea, isegi 4-5 kontrolltöö alusel hakata meil mingit fucking trendi määrama selle alusel, et kas klassi kvaliteet on alla käinud. Mis asi on klassi kvaliteet üldse? Et niisugune termin nagu leiutada selle jutu konteksti, täiesti absurdne nagu. Ja mina mäletan seda, et ega me ei olnud ainukesed, ega meil oli niimoodi, et nagu klass nagu veits nagu muigas selle jutu peale, sellepärast et nagu bitch, what the fuck are you on about? Nagu mida sa ajad, mis kuradi klassi kvaliteet? Et minul kohe nagu kangastub nagu see mälestus, mis on, et teie klassi kvaliteet on alla käinud. What? Et see on ikka huvitav asi, aga tegelikult ka, et kui me jagame õpilased nagu niimoodi, et seal on nagu lollid ja seal on nagu targad, et tegelikult see on, siin ju tegelikult on välja ka toodud, et siin räägitakse lastest, keda on väärkoheldud. Ja see ongi väärkohtlemine, sa ei saa nagu terved klassideid lapsi nagu ehitada või nagu kasvatada selles vaimus, et te olete lollakad, teist saavad koristajad, aga neid on ka vaja. Sellepärast, et see sisuliselt, see klass nagu produtseerib mingisugust, või see kool produtseerib mingisugust klassiühiskonda sellisel hetkel, kus ongi, meil on eliit, keskklassi, siis on see kuradi, see on nagu George Carlin ütles, et meil on upper class, siis meil on see middle class ja lower class, ja siis upper classis on need inimesed, kes saavad kogu raha, tööd ei tee, siis on keskklass, kes maksab kogu raha, teeb ära kogu töö ja siis on see lower class ja see on seal lihtsalt sellepärast, et hirmutada keskklass, et nad tööl käiksid, on ju. Siukene nali. Aga mõnes mõttes seal ongi... Ja see vastab tõele ju praegu nagu... Jep, just nimelt, aga see seal ongi, et kui sa seal juba kõige alumisel oled, et siis on nagu see, et mis siis saab. Ja ma tean seda, et osadel inimestel on hästi lihtsustatud vaade, vaata see on nagu see, et kui sa näed poes, ma ei tea, masinat, mis avab, ma ei tea, purgigaasi, on ju, siis võib-olla mõni inimene on nagu, kellel seda vaja on, sul on käed otsas. No jaa, aga puuetega inimestel võib-olla ei ole see asi nii lihtne, on ju. Et kui sa mingist asjast aru ei saa, siis see ei tähenda, et see on valesti või et see on üleliigne. Täpselt samamoodi on ju see ka, et võib-olla on, lapsel on õpitulemused ühel aastal nagu tohutult langenud. Okei. Siis läheb lollide klassi, kus teda kasvatatakse kui lolli. Aga siis pärast võib-olla kui süübid, et mis nagu lapsel juhtus, siis sa saad teada, et võib-olla tal suri ema ära. Ja siis tal lihtsalt õpitulemused läksid alla, sellepärast, et tal oli koolis raske, sellepärast, et ei tulnud sellega toime ja tal oli väga-väga keeruline. Kas see siis tähendab, et ta on loll või? Et nagu kõik sellised asjad, eriti noorte puhul on vaja nagu ju arvestada. Teine asi on see, et teda noor inimene, sa ei saa noort inimest, tema selle hetkel, kui ta on kasvav inimene, temast saab indiviid, sa ei saa teda üles ehitada selle baasil, et sa oled loll ja sinust saab korista ja see on ju absurdne. Ja ma mäletan, et minu õde käis, üks hetk see oli ka mingisugune eksperiment, et oli tüdrukute klass ja poiste klass. Et see oli ka nagu täiesti nagu
mõtled praegu täiesti debiilne, kuidas inimesed üldse on võimelised nagu õppima teineteisega suhtlema ja mis iganes nagu elu õppetunde saama, eks ole, kui need on eraldatud juba nagu eos vaata ära, täpselt sama on see lollide tugevate klassiga ka. Noh, seal muidugi selles üldises klassis ilmselgelt on ka nagu omad probleemid, et kui seal ongi mingisugused inimesed, kes loisevad järel või siis ei ole niivõrd huvitatud õppimisest, eks ole, et siis see kvaliteet seal, eks ole, kannatab ja need inimesed, kes tahavad õppida, et need ei saa, et ma eeldan, et see ongi see põhjus, miks selline asi tegelikult on tekitatud, on ju. Aga see on huvitav, et sa ütlesid, et sul oli see, et kõik oli see kehv kvaliteet oli teie klassis. Et seal on mingisugune tõdega selles, et kui nagu õpilased ei oska nagu keegi väga seda, et no, kas õpetaja nagu korraks võiks peeglisse vaadata või? Just! Et kuidas nagu õpetada nii, et inimesed suudaks, noore õpilased tähendab, suudaks nagu seda vastu võtta, aga ma ei teagi nüüd, kas see nüüd ongi siis nagu niivõrd õpetajas kinni, sest me kõik oleme näinud erinevaid õpetajaid, need, kes lihtsalt loevad maha, surmamatt ja häälega, eks ole, ja teinudki või shit, teised, kes elavad seda üle ja teevad toredaks selle tunni ja siis on veel kolmandad, kellel lihtsalt on nagu, ma ei tea, need erinevad variante on palju. Minu sugulase abikaasa oli hispaania keele õpetaja ammu juba ja siis ta ütles ka, et tal on õpilastel kõik 5. Kuidas siis nii on? No sellepärast, et ma olen nii õpetaja, et nagu selles mõttes, et kõik näevad ka, kui õpetaja ma olen, et selles mõttes, et mu lapsed saavad kõik saavad 5. Ma saan aru, et see on ka järjekordne nagu selles mõttes nagu, ka järjekordne äärmus on, aga see mõte ju iseenesest on ju tore, et ma tahaksin olla nii õpetaja, et inimesed nagu suudavadki selle selgeks saada. Jah, tuletab mulle meelde see lugu, mida vist mu ema on rääkinud. Ma ilmselt räägin natukene valesti, aga temal oli ka üks õpetaja, ma ei tea, kas see oli füüsika või keemia, lõppkokkuvõttes ei ole vahet, kes hindas kõik need 3 kogu aeg. Ja põhimõte oli selles, et ta ütles seda, et 5 eest ei tea temagi. Ja nii hästi, kui tema ei tea õpilane ja siis ta saavad 3, sest et tema on 4 väärt. Mis on ka nagu konkreetselt selline, et direktorina nagu get the fuck out, nagu kao minema siit majast, sa oled idioot, kao välja. Et see on ka nagu ikka, jah, et ikka igasugused õpetajad on olemas. Mul on olnud ka õpetaja selline, kes üldtuntud teadmine on nagu see, et õppetöö, uute asjade õppimine on see, mis leiab aset klassiruumis ja siis sa lähed koju ja kodus nii-öelda kordad, on ju. Ja mul oli üks õpetaja, kes oli konkreetselt ütles tunnis, et õppimine käib niimoodi, sa valmistud ette, õpid uue asja kodus ära ja siis tuled klassi seda praktikas järele proovima ja kinnistama ja kordama. Ehk siis risti vastupidi nagu. Ja siis ongi, et tegelikult meil on nii erinevaid õpetajaid, et see ongi nagu see on, ma ei tea, aga tegelikult kõige värvikamalt ongi meeles kõik need õpetajad, kes nagu mingil hetkel nagu seda kuradi full sitte suust välja ajavad, et täpselt samamoodi see klassi kvaliteedi asi, mida mu tollaegne õpetaja ütles nagu, et meie klass oli täielik humanitaaride klass. Meil oli vist mingi 3 või 4 inimest, kes olid reaalainetes tugevad. Kõik ülejäänud olid nagu lihtsalt humanitaarklass. Ja siis võtta nagu ühe ainsa, tema enda õppeaine alusel, öelda, et meie klassi kvaliteet on alla käinud, on ikkagi see ei ole isegi meelevaldne, see on lihtsalt loll. Et see täiesti uskumatu. Jep, nii on, et ei tohi ikka niimoodi ühe kaupa võtta selles mõttes, et nüüd ongi, et Eesti muusika vanematele inimestele ei meeldi, küll muusika kvaliteet on alla käinud. Aga sa tead kõike muusikat, mis toimub. Jah. Või siis mulle muusikast rääkides, vaata, mis oli Pealtnägija tegi nüüd loo kõikide nendest roppudest lauludest, et kuidas need on ja kõik ja kõik see. Ja siis tegelikult Twitteris keegi kirjutas väga hästi, et aga siis kui me noored olime, siis oli Pop Pets ja Korsten. Ja siis oli selle alla vist oli kommentaar, aga nad ei olnud muusikud. Konkreetselt ei ole absoluutselt vahet.
kas nad olid päris muusikud või ei olnud. Point oli selles, et Pets ja Korsten, Lori laulud ja rock-laulud olid nagu thing, mida noored ikkagi kuulasid. Mina mäletan ise, minu nõbu oli see, et tema isal oli pohhui. Tal lubati rock-laule kuulda, mina ei tohti nad kuulata. Mul ema ütles, ei seda Lori laule võid kuulata. Mis on ka võib-olla tänapäeval keegi ütleb, mis asja sa kuulsid lapsena Lori laule või? Jaa. Rock-laule ema ei lubanud kuulata, aga mul onu see lubas kuulata oma pojal, on ju, ja siis me tema juures ka kuulasin neid rock-laule ja kõike seda. Et tegelikult ikkagi see on nagu nähtusena nagu olemas. Jah, siin on võib-olla see, et no jaa, aga Pets ja Korsten ei olnud mainstream. No jällegi, tegelikult ei ole vahet, noh. Tegelikult ei ole see. Ei no jaa, aga mida me peame mainstreamiks, et tol hetkel ei olnud sellist asja nagu Spotify, on ju, et siis me müüdi plaatidega, Pets ja Korsten plaati müüdi tuhandete kaupa, on ju. Ja kassetid. Ja, absoluutselt. Et noh, praegu ka, et ei mängi Sky Plus, ei mängi FMMB-d, ei mängi Triibupasta neid lugusid või Valge Truku või mis seal on Kerma Murelid, eks ole, et nad ei laula neid, nad ei lase neid laule, aga alati on olnud ka mingisugused laulud, mis on välismaalased, kui fakid on sees või midagi, et see on ära piiksutatud, et tegelikult see on kogu aeg olnud ja ma pärast on nagu veider, et nagu nüüd hakata sellepärast tõmblema, mis noortele teeb ja tõesti terve elu on olnud, räppmuusika on alati olnud, et eks ole, alates Kool D-st, Tuutagist, mis iganes asjast, eks ole, alati on olnud seal vängevad sõnad sees, et see on ka omal ajal olnud ka mingil määral ikkagi mainstream, aga kuidas me nagu seda mainstreami praegu nagu võtame, et jah, kui see Spotify võtad ette, siis tõesti, et see selline tantsumuusika, kus on krõbedamad sõnad sees ja kuidas noored sellega suhestuvad, et nii on, et ma ükskord nägin, et selles Virginia Woolfis tõmmati, et noored näljas, et äkki oli Jänku Juss või Jänku Nuss, mis selle nimi on, et seal, et kui me siis ma annan naisele korki, mingi siuke koht oli seal sees ja siis kõik laulavad seal kaasa ja siis on ka, et kuidas nüüd siin nii saab olla, et jah, et nagu need on noored, nad ei mõtle niimoodi, nagu meie mõtleme või nagu noored lihtsalt teevad ja ma ei oskagi seda, kuidas paremini selgitada, et nagu, et mina nagu saan aru sellest, et nagu noored tahavad kuulata sellist asja. Neile meeldib, nad suhestuvad sellega. See on kontrakultuurne, see on selles mõttes, see on kehtivate mingisuguste normide kehtivate normatiivide teatud selline nagu vastasus ja nagu sellepärast, et absoluutselt, jah. Ja mina pean nagu praegu tänapäeva pungiks, ma peangi just sellist muusikat, nagu nad tegelikult teevad ja nagu näeb, siis need ajavadki närvi. Siuke muusika ajabki närvi, siis neid, ma ei tea, siis minu ealisi ja vanemaid, aga ma ise nagu tegelikult ikkagi naudin ka väga FMMB-d, isegi kui ma sõnumiga nõus ei ole, siis ma ikkagi naudin seda, et nad julgevad seda teha ja nad teevad seda hästi. Ja kusjuures see on nüüd huvitav koht, sellepärast, et see on esimest korda, kus ma selle lingi tõmban. Ja ma pean jälle mainima George Carlinit, sest et George Carlinil oli ka üks bitt selline, et mismoodi mingid asjad, mis on ägedad, ühel hetkel ei ole enam ägedad, et on küll, et kannad nokamütsi tagurpidi ja kõik. Ja siis ta rääkis kõrvarõngastest. Ja vaata, lääne kultuuris oli nagu kasutusel selline termin nagu squares. Et nagu square on see, et sa oled nagu selline tubli ühiskonna liige on ja see nii-öelda, et selline nagu square. Ja siis, et miks kanti kõrvarõngaid ja siis George Carlinil oli nagu selline asi, et same thing with the earring. People wore it to piss off the squares. The squares are wearing them now. Ja see on hästi nagu hea point, et kõrvarõngas oli mingisugune näitas, et näete, me oleme teistsugused, kutid, eks ole, mehed kandsid kõrvarõngast ühes kõrvas, näete, me oleme teistsugused, see ja see ja see, aga siis nad saavad vanaks ja siis nad kannavad seda kõrvarõngast edasi ja see on saanud normatiivi osaks ja siis noored leiavad mingi muu asja, millega pinda käia või millega närvidele käia, on ju. Et see on, jah, see on meie arengu osa, et täpselt niimoodi see ongi. Varsti on see valge tüdruk on ka, et nostalgitsed, istud köögilaua taga, vaatad oma 2 aastas, võtad issand jumal valge tüdruk, mäletad, me kuulasime ja siis tuleb su teismeline tuppa ja siis kuradi lihtsalt koeb munn võib-olla, et sa ju ei tea, et võib-olla nende must on selline, who knows. Jah, FMMB-l on praegu juba mul on kõige suurem munn, et tegelikult see asi nagu on olemas. Nagu, kurat, siis ma ei kujuta enam üldse ette. Tubli töö selles mõttes, Märt. Aga me kaldusime kuidagi edasi, nii et ma toon meid tagasi, aga roppused ja istaprotsent ju tegelikult võiks olla täiesti tegelikult ühendav link, mis juhtus täiesti
kokku sattumusena praegu. Jaa, ei olnud nii planeeritud, aga kui kuidagi juhtus. Aga tõsi, jaa. Räägime tiimistost. Tiimist. Et juhtus siis selline asi, et Tõnis Lukas ütles, et kui tahetakse Chris Kärneri fraktsiooni võtta, et siis tema jääb välja. Kusjuures, kas sa oled näinud Robin Juhkentali meemi selle kohta või? See oli see, kus Lukas ütleb seda ülemisel pildil, vaata, isalumise pildid on nagu titt, vaata, beebi, see, et ongi ta nagu väike titt, vaata. Mina ei tule sinna, kui Isto tuleb. No. Ja me rääkisime sellest ja siis meil oli igasuguseid teooriaid ja minu teooria absoluutselt ei häbene tunnistada, oli see, et Tõnis Lukas on ikkagi Isamaa raudvara, et ma arvan, et seal ikkagi tema sõna jääb peale. Turns out I was wrong. Tuli vaata, uudis. Ma ütlesin sulle, et siin ei saa olla ainult Chris Kärneri hääled, vaid lihtsalt, et tundub, et Isamaa praegune poliitika ja poliitikud on ikkagi nagu nõus tema vaadete ja asjadega. Jah, võib-olla siis on nii. Võib-olla siin on nagu suur kaal ka sellel, mida ütles minu abikaasa mõnda aega tagasi. Issand jumal, Tõnis Lukas on ainukene normaalne isamaalane. Et võib-olla siin on see ka. Aga jaa. Oota, tema siis näeb seda niimoodi, et Tõnis Lukas on täitsa nagu õige mees selles kohas või? Et ta on kõige normaalsem isamaalane. Ta näeb seda niimoodi. Tavai. Ja põhimõtteliselt see ei olnud öeldud ei Chris Kärneri kontekstis ega mitte midagi, vaid see oli lihtsalt selles mõttes minu poliitilised eelistused on teada, võite eeldada, eks ole, millised minu abikaasomad on, et põhimõtteliselt ega siin muud ei ole, kui ta on nagu kõige liberaalsem isamaalane põhimõtteliselt. Aga jah, Delfi kirjutab, Tõnis Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Chris Kärner on sees. Mina lugesin uudist ja mõtlesin, mida vittu päriselt ka, läkski nii. Ja läks jah, et välja ta jäi ja Delfi kirjutas, et Isamaa registreeris täna, see oli siis 4. detsembril, 4 päeva tagasi, teie jaoks 5, et Isamaa registreeris 15-liikmelise fraktsiooni, puudu on esinumber Tõnis Lukas, kes pole nõus Chris Kärneriga samas fraktsioonis olema. Tartu linna volikogu kogunes täna teisel istungile, kus muuhulgas anti sisse ka taotlused fraktsioonide moodustamiseks. Kui esiti võis tekkida küsimus, kas ehk ei võetud fraktsiooni skandaalsete ja vihaõhutavate väljaütlemistega pahamelt tekitatud Chris Kärner, siis nimekirjaga tutvunud sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein teadis küsida, et kas ta ikka loeb õigesti, et volikogu esimees Tõnis Lukas ei kuulu ühtegi fraktsiooni. Jah, praegu on see nii ja usun, et volikogu juhtimisega saama ka selles olukorras väga hästi hakkama, selgitas Lukas. Ja Lukas oli valimistel Tartu linna esinumber ja täidab alates teisipäevast volikogu esimehe kohta, mis koalitsioonilepingu järgi kuulub Isamaale. Veel mõni nädal tagasi valas õlitulle Kärner öeldu, et Lukas on värdjas vana kärs ja selgrootud tölmokk, kes on Tartu Reformierakonnale maha müünud. Niisuguse sõnakasutusega väljendas ta pahamelt, et Lukas linnapeatoolist loobus. Tänane seis on selline, et Tartu Postimehe teatel esitas Lukas Isamaale ultimaatumi, et fraktsioon peab juhtima Lukase ja Chris Kärneri vahel, et peab valima Lukase ja Chris Kärneri vahel. Ma olen erakonnas juba teada andnud, et mina enda süstemaatilise laimajaga ühte fraktsiooni kuuluda ei kavatse, ütles Lukas Tartu Postimehele eelmisel nädalal. Ütlen vahel, et ma nüüd päris täpselt ei tea, ta kasutab siin sõna laimamine. No vana kärss ja värdjas. No vot, aga see ei ole laim, need on väärtushinnangud. Aga müüs Reformierakonnale maha? Kurat, see on hea point, jah. Võib-olla see on see laim. Äkki see on laim, jah? True, ta võib-olla mõtleb seda. Vahepeal Lukas veel öelnud, et tema fraktsiooniga liitumine eeldab Kärneri poolt vabandust, mis minu jaoks on juba Lukase poolt tegelikult järeleandmine. Seda pole seni tulnud ja mehed kohtuvad Kaspar Koka ja teise Isamaa saadiku Joel Luhametsaga, et lepitust leida. Ekspress on kirjutanud, et Luhamets on määratud Isamaa fraktsioonis Kärneri mentoriks. Üliarmas. Siis ma nägin mingit TV3 klippi, kus juba Isto tegelikult andis mõista, et jah, et ta tõesti muutus isiklikuks, on ju, et igatahes nad lähenevad. Aga kusjuures
mingisugune paar päeva varem striimis ta just andis mõista, et tema ei kavatse küll vabandada, sest et temal ei ole millegi eest vabandada, sellepärast, et Tõnis Lukas alustas ja see oligi põhipoint. Tõnis Lukas alustas seda asja. Kusjuures ma ei teadnud seda, et Isto ja Tõnis Lukas olid ka telefonis rääkinud, siis kui see skandaal lendas õhku vaata. Ma nägin ka seda klippi, kus ta sellest rääkis. Ja siis, et Lukas olevat öelnud talle ka umbes, et kuidas see point oligi, et pannab ka politseisse selle või mingi asja ja siis nagu Kärner oli, et kuule, what the fuck mees, vaata. Ja, kas te proovite minuga manipuleerida? Ja. No võt, seal on tegelikult see asi, et seal on iseenesest võttes arvesse, kuidas ta on avalikult öelnud ta kohta nagu värdjast. Nüüd on see probleem, nüüd ma ei tea seda timeline'i, kas see värdjaks kutsumine oli enne või pärast, aga ei, värdjas oli ikka pärast ju seda. See oli sellel hetkel, kui see pomm lõhkes. See oli siis, okei, selge. Aga siis ma ei tea, millest juttu on, aga kui me räägime sellest ütlusest, et värdjas ja vana kärss ja kõik need, siis need on tegelikult sellised asjad, mille pealt saab hagida küll. Et sellepärast ongi nagu, kui ta seda ütles, minu reaktsioon oli küll nagu see, et tüüd, ettevaatust, et see nagu veits nagu pane tullu. Et siin on need ebatäpsed väärtushinnangud ja nende eest saab hageda küll. Ja kui me ikkagi nagu arvasime alguses, ma arvan, me kõik arvasime, et kui peale see esimese skandaali juhtumist, et Kris tõmbab tagasi. Mõnest isegi tõmbas paariks päevaks. Ja siis keeras nagu juurde nagu. Ja veits on niisugune tunne küll. Muidugi tema see esmane tagasi tõmbamine on täiesti normaalne nähtus, sellepärast, et see mees ei olnud elu sees valmiks selleks, et ta on Eesti Vabariigi top-uudis järsku. Ja kogu selline valulik reaktsioon, mis nagu selle pealt tuli ja see, et ta selle pealt nagu veits nagu kõrvetada sai ja võib-olla käed eemale tõmbas. Esiteks, täiesti normaalne, täiesti arusaadav ja teiseks võiks öelda, et see oli ka hea, et nagu selles mõttes, et temalt ei tulnud et ta ei saanud reageerida nagu Brigitte Susanne Hunt reageeriks, eks ole, mis on lihtsalt volatiilselt kõik välja mingisugune suvaline jutt on ju, et see andis talle võimaluse võib-olla natukene seedida enne, kui ta midagi ütleb, et nagu selles mõttes ainult hea ju. Aga see, et Joel Luhamets on tema mentoriks pandud, et see on nagu nii armas. Joel Luhamets on ju jumalamees ja tema oli minu esimese abielu laulataja oli ka tema, et tema meile pani. No mis on juba näitaja, vaata, esimese pani kokku, see ei püsinud. Seda küll jah, aga lihtsalt see, et nagu päriselt nagu Joel Luhamets on ju päriselt nagu parim variant, mis nüüd nagu olla saab, tegu on tõeliselt nagu toreda, hea oskaja jutumehega värki-särki, et kui keegi Krisile aru pähe paneb, siis mul on kindel lootus, et see on Joel Luhamets. Aga ma ei tea, kas ma tahan, et ta paneb Krisile selles mõttes selle aru pähe, et see on tegelikult on ikkagi ka tore, et seda siin niisuguse mõttetul ajal üsna nagu toimub selline vahva asi, et ainult räägitakse Kris Kärnerist. Aga huvitav on, kurat, see on tegelikult see on ikka meie, ma ei oleks eluses arvanud, et nagu Kris Kärner on see mees, aga ta on tegelikult meie poliitmaastikul, see on nagu kõige parem näide põlvkondade vahelisest konfliktist, mis nagu aset leiab ja nagu nii teraval tasemel. Ja et üks asi, millega minu arust nagu üldse ei arvestata, on see, kui mingi asi aset leiab, mingist asjast räägitakse meedias, siis mida Kris teeb, on see, et ta räägib samal õhtul oma striimis suu puhtaks, kohe. Ja nagu see ongi, et ta rääkis ju sellest telefonikõnest ja kõigest, et see on ka ilmselt selline asi, et erakonna sees on ka nagu, et holy shit, et nagu teate, et võib-olla ärge helistage Krisile nagu esimese asjana kohe on ju, et selles mõttes, et sellel mehel kohe räägib. Ta on nagu see läbipaistev poliitika, vaata. Ja, ei, aga selles mõttes on ju, et nagu ajad on muutunud. Et nad on praegu täiesti sellises kohas omadega, kõik need vanad kärsad ja värdjad on ju, et ongi vend lihtsalt õhtul 4-5 tundi lihtsalt räägib inimestega, ta ongi oma valijatega kogu aeg pundis. Ta räägib kõik oma mõtted ära, mida ta arvab, mida ta ei arva, mis on plaanid, mis ei ole, mis on hea, mis on halb. Et see on läbipaistvus ja mida aeg edasi, on ju. Tõepoolest, Krisist võib saada väga suur poliitik, on ju. Ma ei tea, kuidas ta nagu jätkab. Seal on jõhker populismi joht, though. Tegelikult seal on jõhker populismi joht, sest et ma lihtsalt loodan, et ta ei lähe seda teed, on ju. No, mingil määral, eks ta on seda juba teinud, aga nagu see, et
issand jumal, kuidas see mees oma valija baasi kasvataks, kui ta lihtsalt hakkaks julmalt populismi peksma nagu. Jõhker. Kui selles Sandra Lauriga oli siin Postimees, see Elu24 oli ka intervjuu ja siis seal oli küsimus. Viimasel nädalatel on teie ümber palju meediakära. Nii meedia kui ka mõned arvamusjuhid on väitnud, et sinu ja Chris Kärneri tegutsemisstiiliga noored justkui ei sobi poliitikasse. Kuidas ja kas selline hinnang on siin mõjutanud? Sandra Laur vastas, kui rünnatakse, järelikult võetakse tõsiselt. Seega liigun õiges suunas. On ootuspärane, et poliitilised konkurendid ja nende meedia hääletorud klammerduvad iga õlekõrre külge, et rünnak kokku klopsida. Kui argumendid on otsas, rünnatakse stiili, vanust ja sobivust. Aga tekib küsimus, kes defineerib sobivuse? Kes määrab, milline on õige poliitik? Demokraatlikus ühiskonnas otsustab ennekõike rahvas, milliseid poliitikuid ta näha tahab. Miks ma selle ette lugesin, oligi see, et see, kuidas Sandra Laur sõnu seab, ma tahaks veel kord kiita seda, tegu on 2004 sündinud inimesega. Jah, aga kusjuures Sandra Lauri puhul on nagu küll see, et ja tema puhul, ma keeldun sellest seisukohast nagu lahti ütlemast. Sandra Laur, mina leian, on vanakooli poliitik. Ta on see samasugune minu arust, seal on lihtsalt selline noor veri vemmeldab, see taust on seal taga, aga kui me paneme kõrvuti Chrisi ja Sandra Lauri, siis mina leian, et Sandra Laur, vähemalt mulle ta jätab mulje, et ta on tegelikult vanakooli poliitikaga, ta on lihtsalt noor veel. Chris Kärner esindab mingisugust poliitilist punki, et seal on nagu mina eristaks neid ikka tugevalt. Okei, vaatame, ma vaatan siin aeg nagu võib-olla näitab seda, aga too see kõige parem nagu näide, mis sa sellega mõtled? No kõige parem näide on just nimelt avatus ja otsekohesus. Chris Kärneli sõnades ma ei kahtle, aga Sandra Lauri puhul ma olen korduvalt täheldanud seda, et räägib pooltõdedega, küsimustele otseselt ei vasta ja siis ma ei tea, intekas, mis Delfi tegi nende noortega, on nagu see, et tal on väga hästi jutupunktid olemas, kui küsitakse küsimus, millele ükski jutupunkt ei sobi, ja siis suunatakse oma jutupunkti peale tagasi, et saaks oma selle punkti välja öelda. Chris Kärner on minu arust koha peal improviseerija nagu. Jaa, aga sa ei saa öelda sellepärast, et üks on nagu vanakooli ja teine uue kooli poliitikuna on lihtsalt erinev lähenemine, reageerimiskiirus ja suhtlusoskus. Ma arvan, et asi ei ole ainult selles. Ma arvan, et asi on mentaliteedis ka. Ma arvan, et Sandra on kasvatatud selliseks pigem nagu, et poliitikat tehakse nii, nagu meie oleme teinud samal ajal, kui Kärner, Chris on ise sinna nagu, sisuliselt nagu ennast sisse peksnud. Ei, nagu ma teen Wikipedia lahti, siis siin on kirjas, et Sandra Lauri kohta, et 2023. aastal asus ta õppima King's College Londonis, erialaks rahvusvahelised suhted ja sõjateadus. Õpingute ajal valiti Laur King's College Londoni diplomaatiaühingu presidendiks. Ta on läbinud praktika Euroopa Parlamendis, NATO küberkaitse koostöökeskuses, Riigikogu väliskomisjonis ning Suurbritannia parlamendis. Et ma nüüd ei vaata siia sisse igale poole, mis seal parasjagu toimus, aga türa see kõlab niimoodi, vau, okei. Ja kusjuures, ja ma ei tea, kuidas see suhtumine... Mis Chris on teinud, vaata. Chris magas samal ajal, kui tal tegi laivi, siis ta tegi blackface'i, siis ta karjus naiste peale, vaata, siis ta kiusas Greatli väikseid pärdikuid ja siis saatis veel Tõnis kuredi sellega perse. Et jah, neil on täitsa erinev käekäik, et Sandra Lauri nimetataks, see ongi, siin on tegelikult teatav ebavõrdsus. Kui Sandra Laur kuuluks Reformierakonda, siis sõimataks teda poliitbroileriks. Aga kuna ta on Isamaa, siis ta on tubli noor poliitik. Aga see on ju hea. Ei ole hea, see ei ole ju võrdne ju. Selles mõttes, okei, aga see on ju tore, et teda praegu vähemalt öeldakse tubli noor poliitik. Ma nagu läheks sellega. No jah, siis, I guess so, aga point on selles, et see on, et ta on poliitbroiler selles mõttes.
Igatahes 4. detsembril valiti Sandra Laur Tartu linnavolikogu hariduskomisjoni esimeheks. Nii et see on veider raisk. Ta nagu tegeleb, ta on komisjoni esimestel puudub. Sure. Ma ei tea, oleks võinud inimene, kes on valdkonna inimene, aga See selleks, aga rääkides ju siis ei olnud võtta. Või seal ikkagi nähakse temas väga palju potentsiaali, et ma pean kuidagi kaitsma. Aga Kärneri vihavideot kasutati isikliku ähvardusena on järgmine niisugune väikene alapealkiri ja räägime siis sellest ka. Rakveres on Kärneri video saanud uue hoo sisse. Nimelt võttis üks gümnasist Kärneri video, kus too ütleb, et sotsid oleks pumppüssiga maha lasta ja kleepinud sellele peale ühe sotsiaaldemokraadi näopildi. Politsei sõnul ollakse juhtunuga kursis, kuid mingisugust menetlust selle osas ei alustata. Küll aga vestleb piirkonna politseinik õpilasega. Kõnealusele juhtumile juhtis tänasel volikogu istungil tähelepanu ka sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein. Ma tahaks Toomas Jürgensteini nagu kiita. Kuid on igal pool olemas. Ma vaatan siin paberitest, et Tõnis Lukas, et teid ei olegi need Isamaas. Õige. Ma vaatan, et praegu kuradi mingisugune Rakvere see, et mis asi sa oled, uuriv ajakirjanik seal või? Ja siis Jürgenstein räägib, et õpetaja on kohkunud. See noor inimene, kes on tõenäoliselt andunud fänn, on saanud oma eluteele kriminaalse pleki. On kahju sellest õpetajast, on kahju sellest noorest inimesest, kelle elu oleks võinud tasasemalt kulgeda. Märkis Jürgenstein. Kriminaalse pleki. Kas mitte lihtsalt piirkonna politseinik ei vestle õpilasega? Jaa, see on liialdus, jah. Aga kriminaalse pleki, et nagu, kes see meil siin dramaatiline praegu siin on? Jürgenstein, kuule. Ja siis, kui jätkab, kui on vaja just kellegi pilti kleepida sinna ette, kleepige minu oma. Ma olen juba vanem ja ma olen neid asju näinud. Märgis Jürgenstein oma sõnavõtus Isamaa fraktsiooni suunas. No kuule, Jürgenstein, mis sa nüüd teed nüüd siin siis? No see on väga ilus žesti senest. On või? Ei, no kui te tahate kedagi lüüa jalaga, lööge parem mind. Ma ei tea, ma ei tea, kas pateetika on õige sõna, ma ei tea. Nagu, ma olen nii suure südamega. Aga video enese teemal on politsei Kärnerigagi vestluse maha pidanud, mis tõelele on Kärner ka vabandanud. Aga noh, jaa, õige, samas peab ta videos öelnud siiski heaks naljaks. Seda ütles ka üsna hiljuti, et jah, ta ikkagi nagu, et ikkagi ta ütles, et see on ikkagi selliks hea nali oli. Jah, ta vist täitsa siiralt arvab seda, jah. Aga ta arvab ju, ja mulle meeldib see, kuidas Chris vaatab ise endast alati videoid. Kas sa oled näinud kedagi veel, kes ennast rohkem armastaks, kui Chris armastab endast videosid vaadata? Või? Jaa, olen näinud inimesed, kes rohkem armastab. Nii? Mart Sander. Nagu ise ennast või? Jaa. Okei. Tahad sa midagi rääkida, jagada meiega? Ei. Oleme siin... Okei. Mõtlesin, me oleme niisugune usaldusväärne siin ring praegu. Ei. No ja küll siis. Ja aga lihtsalt see on väga armas. Siis tal alati on nägu nalja täis, kui keegi on temast jälle mingisuguse klipi teinud või vaatab enda vanu mingeid asju. see on üks hea reviil, kui tuleb välja, et õhtuti vaatab lihtsalt TikTokist ainult ise ennast ja muigab. Kurat, on hea sisulooja. Äge vend vaata, et jah. Aga kes ei ole äge vend, ei ole, võiks öelda siis Anti Poolamets ja 2. detsembril Facebookis ta tegi siukse postituse. ERR-i homokitaatorid ei häbene midagi. ERR-i nõukogus istuv Paavo Nõgene ja tema homopartner Marko Reikop püüavad Rein Veidemanni nõukogu koha pealt maha võtta. Hiljuti röökis Reikop Veidemanni peale, sest see julges öelda, et ehk ikka isadepäeval ei sobi laste ostmist esile tõsta. Nüüd tassis ERR-i Homokamarilla. Haber-Pillerid Ringvaate stuudiosse kuusekest esitlema, et jälle pildis olla. Lasteostjad ongi tänapäeva kangelased ehk kokkuvõtteks. ERR erastada 60 miljonit nagu maast leitud. Täiesti putsis vana. Täiesti putsis vana, ma ütlen teile. Täiesti, nagu selle, nagu, ma ei tea, seal on nagu mingi, nagu, tahaks ikka öelda, et see on, tegelikult see on veits sõge, et see on, et nagu, kuule, calm the fuck down, et need Shishi kuused on olnud Ringvaate stuudios, ma ei tea, mitmendat aastat järjest, see on nagu neil juba, nagu, see on neil nagu traditsioon. Palun vabandust.
nende kuused on ilusad, kui sulle ei meeldi ja osad inimesed ütlevad, ei ole ilusad ja sa ütled, et need ei ole ilusad sellepärast, et sa tead, et selle kuuse on disaininud homoseksuaal. You're just so homophobic, et sa ei suuda ilusat kuuskega nautida. Aga Queen'i naudid värrides. lihtsalt täiesti persest, see on nagu calm the fuck down. Ja teine asi, et isadepäeval saab laste ostmist et isadepäeval laste ostmine, et need on tänapäeva kangelased. Ma ei tea, keegi ei ole neid esitlenud kui kangelasi, nad on lihtsalt nagu lapsevanemad. Ma ei tea. Laste... kes käisid 10 minutit rääkimas hommikanuga. Ja jälle, meeldetuletus. Laste ostmine ei ole Eestis kriminaliseeritud. Nagu sellisel tasemel, nagu nemad seda tegid. Ei ole. Palun vabandust, aga ei ole. Seda... Sa ei pea vabandama selle pärast. Et I'm so sorry! Ja siis jälle minu küsimus, mis me siis nende lastega teeme või nagu, mis see eesmärk on, ma nagu ei saa aru. Aga jaa, et ikka mingisugune... Ja siis see Paavo Nõgene ja homopartner Marko Reikop... Ma tahtsin küsida, kas nad on paar või? See on nüüd selline asi, mille peale küll nagu tõstad kulmu, mõtled, I'm sorry, what? Kas nad on või? Kui keegi teab, mina tore oleks teadugi inimene, kellega ta koos elab, et kui ikka Anti Poolamets ikkagi nii ütleb, siis tegelikult võiks olla ja siis tema naine ei maga siiamaani, siis ta kujutab, et homod on akna taga ja saavad abielluda. Rõve. Mina tahaks lihtsalt seda teada, mis ikkagi ikka ja jälle see sama asi, et naljakal kombel on nagu see, palun vabandust, see kõlab hästi pahasti ja mõni inimene võib-olla ütleb, et Märt, sa oled natuke homofoobne. Tead, andke mulle andeks, ma võib-olla natukene olen homofoobne. Aga kuidas niimoodi saab? Et Keit teevad omi asju ja Anti Poolamets on see mees, kes annab avalikult teada, et tal persevalus on. Ma ei saa sellest aru. See on homofoobne või? Et nagu on võimalik tõlgendada asju igatepidi on ja et lihtsalt ma ei saa sellest aru, et lihtsalt et see on inglise keeles on hea termin nagu, mis on see obsession, et see on nagu siuke idee fix on inimesel lihtsalt, et ta ärkab hommikul üles ja mõtleb, et nii, mis ma need homodes postitan nagu, võib-olla oleks hea mõte proovi, tee nagu see detox ja ära kuu aega postida homo teemal asju ja vaata, kas läheb paremaks. Võib-olla saad isegi mõisas natukene remonti teha, vaata. Ma ei tea. Ja miks Anti ei räägi sellest, et tema erakonna kaaslane keppis hobust kunagi? Jah. Miks sellest ei räägite? Te ei olnud homo, Ei jah, selles mõttes, et nad on, ma kujutan ette, päris äge võib-olla Poolamets seda mingi õhtusöögi lauda midagi taolist. Nägin ühte pederasti. Jah, mingisugune, ma ei tea, sõõrikuid. Kas tahad, ma teen sulle hommikusöögiks sõõrikuid? Ei, ära tee, see näeb välja nagu persauk. Et võib-olla mingisugune, et võib-olla neil on nagu laua taga nagu siukene olukord, et konkreetselt neil on nii, see nagu see pilt on kogu aeg silme ees ja nad ei suuda sellest lahti lasta. Nii, ma mõtlesin, et võiks võib-olla homme süüa hotdoga. Ei, see on homo, kui ma saan vorsti. Et ma ei tea, täitsa nagu tahaks teada, mis värk. Aga üldse, nagu nad panevad selle hästi suure kella külge, vaata, et nagu, et muidu nad ütleb küll, et tahaks, et omad nagu olla, oma rahulikult oleks, vaata, kapis on ja siis kui Piller on vaata telekas, Anti istub rahulikult joob õlut, vaata. Mis selle naise midagi on? Evelin või? FK, tule siia, vaata, pederast on jälle telekas. Lapsed, tulge vaadake! Lapsed, tulge vaatama! Kõiksugune, ja siis seda näidatakse Eesti perele. Isa, sina kutsusid meid teleka öelda, nurka raisk. jah, tulid minu kuradi teleka tuppa. Kuidas see saab olla, et nad kutsuvad, propageerivad seda asja, ma ei tea, kuidas nad seda teevad, mis huvitav, kuidas see viimselt on tegelikult võib-olla täitsa võib mõnus olla, aga see ei ole õige. Ei ole huvitav, kumb neist see naine on. Jah, kumb, seletage mulle, ma ei saa aru. Et see on ikkagi obsession, see on ikkagi täiesti... Army of Lovers laulis juba aastal 91 laul Obsession. I could wait night and day till the sunrise gray. Et põhimõtteliselt nemad samamoodi üks öösel ei maga ja teine õhtul päeval, kuna homo hüppaks telekasse. Aga Jaco Tillo... Oota, ma ei ole veel lõpetanud. Mina arvan seda, et mina loodan, et kõige selle taga on mingisugune hästi nagu sügavalt irooniline asi, millest nad ise absoluutselt aru ei saa. Et on nagu see, et kurat, jälle need homod on telekas ja siis võib-olla läheb kuskile riiuli juurde, võtab oma CD-plaadi välja. See on tema lemmikbänd.
paneb selle peale ja siis kuulab Erasure'it, aru saamata, mida või keda ta I kuulab. love to hate you, I love to hate you. Aga Jacko Tillo kirjutas kommentaari ka ja kirjutas julgelt Anti Poolametsa Facebooki. Homod, EKRE suurim mure. See näitab seda, et EKRE salamisi tahaks ka, aga julge. He. Smiley lõpus. Et Jacko Tillo on blokitud, ma kardan. Jaa. Ei, cool. Nüüd kui väike homoklipp ka siia vahele, on tore. Jah, ikka, räägime. Ära muutu, Anti, ära muutu. Ja. Aga võtame siis järgmise teema. Delfi kirjutab siin, et Mart Helme ähvardas õiguskantslerit. Ülle, ühel päeval sa osutud olema valel poolel. Siis jah, Delfi tõesti sükse asja välja lasi koos videomaterjaliga. Nimelt õiguskantsler Ülle Madise pidas Riigikogus kõnet võtta Kalle Grüntalit saadiku puutumatus ja peale Madise sõnavõttu said puldis sõna ka riigikogulased, nende hulgas ka Mart Helme. Ja Helme kiitis, või tähendab, kiitis, kindlasti mitte. Tubli, Ülle, tubli. Tapa! Helme heitis oma kõnes ette, et Grüntalit saadiku puutumatuse võtmine tähendaks justkui, et ei oleks Eestis õigusriiki. That's funny. Helme sõnas, et Grüntali kriminaalkorras uurimine on süvariigi tegu ning sama tehakse praegu ka Isamaa ja Parvel Pruunsillaga ja tulla meile siin rääkima, et siin ei ole mitte mingist poliitilist tagapõhja. No kuulge, me ei ole eile sündinud, ütles Helme. Mis kusjuures on tõsi, mina arvan, et nad on täna sündinud. Helmel... Kas Helme on Saare Võrrakuga äkki? Me ei ole eile sündinud, aga me pole eile sündinud. Helme lõpetas oma kõne viidates olukorraga Ukrainas, kus mitmed kõrged... Mart Helme tõesti, tuletame meelde, sündis 1949. Jep. Kus mitmed kõrged Ukrainas siis, et kus mitmed kõrged ametnikud on tööd eemaldatud korruptsioonisüüdistuse tõttu. Need korruptandilt seal arvasid ka, et nad on õigel poolel ja nendega ei juhtu mitte midagi, ütles Helme. Ja nii mõnigi kangelaseks tembeldatud inimene saab õnnetult surma või läheb trellide taha või tont seda teab, sest süvarik on tujukas, plaanid muutusid, ütles Helme. Ülle, ühel päeval plaanid muutuvad. Pane saare aktsendiga palun see. Ülle, ühel päeval plaanid muutuvad ja sa osutud olema valel poolel. Mõtle selle peale. Viimase lause peale pidi istungit juhatanud Toomas Kivimägi Helmet korrale kutsuma. No seda viimast repliiki küll ei pea kohaseks. See kõlas mõnevõrra kui ähverdus, ütles Kivimägi. No võt... asju toimub. Ühesõnaga, kõik on saarlased järsku. aga ühesõnaga, jaa, et selles mõttes Martin Helme suust ikka tegelikult täiesti nagu, kurat oleks võid seda enne teha, Tõnis Lukas. aga ja siin pidi hästi üle võlli, nagu ongi koikis läksin, siis ütled Kris Kärner, Märt Käik, Andreas Jääger. Kusjuures Krisidest rääkides, ma tegin ühe screenshoti. Kris pani oma storisse selle, et Kris Kala siis, et ta oli story siis, et pühapäeva hommikul ja pool päeva veedan kliendi juures Osteopaatia Akadeemoolia podcasti järgmine episoodide filmimine ja juhendamine. Raha ei haise ja kui ma nägin seda Kris Kala juba Osteopaatia Akadeemiat see podcastina siis tutvustas ja tegi siis, ei, ta on ammu nii lost lihtsalt, et iga sitauk saab osta endale Kris Kala podcasti nagu võimaluse ennast reklaamida, nüüd siis ta on nagu andnud käe kuradile lõplikult, nagu ta on nagu karjamunnidega on koos seal teeb asju. Nii, lähme siis tagasi teema juurde. Aga Mart Helme siis sõnavõtt on hästi veider jah, et jällegi naljakas on see, et kui Grüntalit võetakse saadiku puutumatus, et siis see tähendab, et õigusriik ei oleks, vastupidi, see tähendab, et õigusriik on. Et kui Riigikogu liige, kellel on saadiku puutumatus, on teinud midagi, mis väärib uurimist, siis seda ei saa teha, sest et on puutumatu ja siis hääletatakse Riigikogus, et kas teil võtta see saadiku puutumatus ära, et saaks protsessidega edasi minna, et see ei takerduks süsteemi, on minu arust õigusriigile väga omane ja kohane.
Aga kui meil oleks ümberlükkamatud tõendid, et Kalle Grünthal on tapnud 3 inimest, siis ka see oleks süvariigi pettus, nii et ühesõnaga see ongi selline, et siin ei saa võitjana nagu välja tulla. Teine asi on see, ma ei saa üldse aru, miks on vaja Kalle Grünthalit kaitsta kõikidest inimestest. See on see, mida ka mina mõtlesin, kas te nagu ise ei visanud Kallet ka üle parda peale seda situatsiooni? Et nüüd kuradi kütsikaart ja kõige naljakam on see, et kütusekaardiga seda asja on ju tegelikult, seda on isegi Martin Helme kritiseerinud, Muidugi tema kriitika on olnud niisugune minimaalne, et ikka ta räägib, et see on jälle kordne asi, kust kinni võtta ja teemad kõrvale juhtida, aga kõik see, aga siis kui te seal mölisete, nagu võtke saadiku puutumatus ära, las süsteem läheb edasi, võtame järgmise probleemina. Nad jätkavad seda kõige vastolekut ja praegu mul on tunne, et see ei tööta. Jah, tundub küll, Aga jah, et lõppkokkuvõttes ega see ei muutnud midagi, et Grünthalit võeti saadiku puutumatus ära, et uurida seda kütusekaardi väärkasutamist ja see asi läheb nüüd edasi. Et ma ei tea, siin ei ole nagu mingit ei ole midagi rääkida, kõik on öeldud. Aga tead, niisugune inimene nagu Kari Munne on olemas. Et mul üks on, teada? Ja. See on cool, siis ma edasi ei räägi. Räägime siis tähtsatest asjadest. Riigikogu, jätkame siis Riigikogus. Õiguskomisjonis puhkes üle-eelmisel nädalal terav vaidlus karistusseadustiku muutmise üle. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta tõi komisjoni ette seksuaalkuritegevusega seotud paragrahvid ehk nii-öelda nõusoleku seaduse. Valitsus soovib selle eelnõuga, et tulevikus annaksid mõlemad osapooled enne seksi selleks selge nõusoleku, mida Märt on öelnud, et võib ka öelda või võib ka peaga teha. Või teistmoodi. Et ei pea olema, et mina, Andreas Jääger, annan sinule, Lemmeliis Jääger, mis ma ütlen pean, õigus endaga seksida. Ei. Ühesõnaga, et avaldad, et olen valmis sugu ühteks. Just nii, just. Nagu Mihkel Surva oli väga pahane, et see võtab igasuguse seksiisu ära, aga jah. Aga muidu on tegemist kuriteoga. Muulgas ei tohi seksida hirmust või muul põhjusel tardunud naisega. Arutelu vast kõige oodatuma avalduse tegi rahvasaadik Peeter Ernits Keskerakonnast. Veider on seda öelda. Keskerakonnast Peeter Ernits. Ta väitis, et inimese sugutung on niivõrd võimas, et püüd seda juriidiliselt piirata on läbikukkumisele mõeldud ja avantüristlik. Ning see, sulgudes eelnõu, võib olla ainult poliitiline loosung, näiteks püüd olla Põhjamaa ja Sünnimaa. Ei olnud bingokaardil mul see, et nüüd Ernits hakkab nagu nii vutsama jutuga läheb, et see on ikka täiesti perses, et... Aga mis seal oli bingokaardil? Et Grünthal läheb räägib mingit ilmselt? Kui sükest asja oleks Grünthal rääkinud, poleks üllatus olnud, aga samas, eks Ernits on öelnud enne ka igasuguseid, tal on see, et mul on bioloogi haridus, mille ma ei tea, nähtavasti kuskilt kuradi Selecti kataloogist tellis endale. Et oleks võinud nagu ise targem olla, et see bingokaardile panna on ju, aga jah, ma oleks arvanud, et kui tuleb, ma ei tea, Vooglaiu suust midagi, aga siin on veel kõige suurem üllatus veel ees. Nii et lähme edasi, ma arvan. Samuti ei uskunud ta juristide juttu, mis puudutab vägistamise ohvri tardumusseisundit või lummatust. Ernits väitis, et seda olukorda on juba väga täpselt uuritud ning tuleb korrata, et selle reguleerimine on lootusetu ja avantüristlik. Jah, seda ongi uuritud ja et tegelikult selline lummatus ja tardumusseisundid on päris asjad, mis nagu leiavad aset ja meie seadusandluses see ongi probleem, et sisuliselt piltlikult öeldes see on väga suur lihtsustatus, aga kui meie süsteem on veits praegu nagu nii-öelda selle ei baasil, et kui sa ütled ei, siis ei tohi. Aga mis tähendab seda, et kui partner ei julge öelda ei mingil põhjusel, siis põhimõtteliselt ta ei ole öelnud ei, mis tähendab seda, et siis seal on küsitlus, kas tegelikult võib või ei või, ja siis seal tekib see hall ala. Aga kui minnakse üle jah-süsteemile, siis see tähendab seda, kui jahi ei ole, siis on, siis järelikult ei tohi. See ongi nagu minu arust see kõige suurem erinevus selle kahe süsteemi vahel.
et väita, et seda on juba täpselt uuritud, siis ma ei tea, Ernits on sündinud, kui ma ei eksi, siis vist 1760 tol ajal selles vahemikus on seda uuritud, aga kindlasti mitte nii nagu tänapäeval. Jah, seal oli õigus 1953. Nagu sa ütlesid. Ei, sa ütlesidki. Ma panin mööda. Jah. Aga minister ei ole hullu. 4 korda täna vabandanud, ma ei tea, mis sul toimub. Kas keegi on sul liiga teinud? Aga minister Pakosta vastas saadikule, et inimestel on elus mitmesuguseid tunge, aga neid siiski reguleeritakse ühiskondlike normidega ja nii see jääb. Ernits on väga rahul sellega. Just, ja nüüd on see koht, ma ei lase veel üllatusel tulla. Ja nüüd ongi see koht. Peeter Ernitsale väga hea küsimus. Kui ta ütleb, et inimese sugutung on niivõrd võimas, et püüd seda juriidiliselt piirata, on läbikukkumisele mõeldud. Kas see siis tähendab seda, et sama hästi siis võiks nagu igasugused nagu pedofiiliaga seadustada või? Sofiilia vist on seadustatud või? Ta ei ole seadustatud, aga ta ei ole keelustatud. Ta ei ole seadustatud, aga ta ei ole nagu keelustatud. Just. Et tegelikult, ja pedofiilia ja kõik, need on ka ju sugutungiga seotud asjad. Et ma nagu ei saa nagu selles mõttes aru, et ta ütleb, et see on avantüristlik, et ehk siis on nagu see, et teenime plusspunkti sellega, et teeme mingid seadusi, aga tegelikult see nagu ei aita. Aga see aitab ühiskonnas reguleerida paremini nagu inimesi, kes teisi inimesi kurjast ära kasutavad. Et selles mõttes ma ei tea, nagu, mis sellel mehe peas toimub. Nagu. Aga ma luban sul nüüd jätkata, palun vabandust, 5 kord. Aga Märt Koigi õnn ja rõõm Varro Vooglaid leidis, et tema ei saa nõustuda kolleeg Ernitsa seisukohaga, nagu oleks inimestel kontrollimatud tungid. Ta selgitas, et loom ja inimesi eristab oluliselt just see, et inimene on vaba tahtega mõistuslik olend ning ta peab suutma oma tunge kontrollida ning enamasti suudabki. Vastasel juhul, kui inimene ei ole selleks suuteline ja võib sellega kujutada ohtu teistele, siis ei tohiks inimesel justkui üldse olla vabadust ühiskonnast liikuda, nagu loomal, teatas Vooglaid. Ja see on nagu see moment, et Jeesus Kristus, et kui sul on Varro Vooglaid, ütleb sulle, et kuule, et kui Varro Vooglaid on nagu komisjoni istungil ja kõlab nagu see Margaret voice, nagu see niisugune nagu kuskil seal keskel rohkem, kui see, mida sina ütled, siis on küll tasub mõelda, et what the fuck. Katkine kell on ka 2 korda päevas õige. Jaa, true. Ernits kommenteeris, et ei ole Varraga ühel meelel, et inimene ei ole nagu loom. Ta märkis, et just seksuaalvaldkond on see, kus nii-öelda loomalikkus, mis ei ole siin midagi halba, on kõige vähem kammitsetud. See on juba puhas teadus. Lisaks olla seksuaalbioloogia kohaselt oluline osa inimpopulatsioonist ja naistest need, kes hindavad mehe loomalikkusest. Tule keppima! Ei, võtan. Ei tule, vaid võtan. Siin on nii palju sisse pakitud, et mul on kohe nagu natuke keeruline. Aga paki lahti. Et mingi minu esimene mõte on see, et kas Peeter Ernits on see mees, kes siis nagu tunneb, et kurat, kui mina keppi teen, siis ma olen karu. Et veits on nagu see, et on mingi loomalikkus ja mingisugune... Nagu nugis võib-olla. Vaata, see on ikka tahest-tahtmata on see, kui keegi räägib, et kuidas seksis tegelikult peavad asjad olema, siis see on nagu sul vaimu silmas. On välja arvatud Varro Vooglaid. Varro Vooglaid ei mõtle üldse seksist, on ja me oleme sellest aru saanud. Ta on käinud selle pärast ERR-iga isegi kohtus. Et nagu... Et seal on nagu, kui ma seda ei ole valesti arustanud, aga seal on nagu selline olukord, et ikka hakkad nagu mõtlema selle pealt huvitav, et kui inimene räägib nagu sellisel tasemel, siis ta ju peab nagu rääkima ju enda pealt ka, on ju. Aga teine asi on see, et lisaks olla seksuaalbioloogia kohaselt oluline osa inimpopulatsioonist ja naistest need, kes hindavad mehe loomalikust sellest valdkonnast. Ma tahaks teada, mis aineid Peeter Ernits tarbib, et ta on niisuguse järelduse teinud. Ja üks aine, mida ta tarbib, on ilmselt võib-olla mingid paremäärmuslikud meesteblogid või? Sellepärast, et nagu seal on selline jutt, aga tegelikult üldiselt näidatakse ikkagi seda, et naised ei vali enda kõrvale mehi niivõrd nagu mitte nagu
selliste asjade puhul nagu selliste asjade baasil, vaid ikkagi mingisugused sellised sotsiaalsed asjad, et mis asi, turvatunne on üks asi, eks ole, aga turvatunne sõltub väga sellest kultuuriruumist, kus me nagu elame, et see nagu ühes küljest on nagu see, et aga vanasti valiti tugevad mehed, et siis need kaitsesid peret ja kui me räägime nii-öelda siis koopa inimesest, eks ole. Mäletan vist Toomas Legrantiga vist seal Õhtulehe mingis saates oli ka nagu jutt selle. Avatud kaardid. Ja avatud kaardid, et see on kuidagi evolutsiooniline ja see ei ole, et see on evolutsiooniline nähtus. Aga tegelikult on tegu kultuurilise nähtusega, sellepärast, et tolle aja nii-öelda see kultuura oli nagu selles, et tõepoolest on hästi palju olukordi, mis võivad olla ohtlikud naisterahvale ja siis leiti enda kõrvale tugev mees. Aga kuna meie kultuur, meie ühiskond, meie tsivilisatsioon on arenenud sinna punkti, et sul ei tule suvalisel hetkel reeglina ikkagi nagu kuradi karu ei tule ukse taha, eks ole, kõige hullem asi on see, kui tuleb mingi kuradi Jehoova tunnistaja on ju. Et sul on tegelikult ühiskond on ikkagi väga-väga safe koht, siis naised endiselt võtavad enda kõrvale nagu mehi, kelle kõrval nad saavad tunda ennast turvaliselt, aga mitte selles mõttes turvaliselt, vaid see, mis neile annab turvatunde, milleks tänapäeval kipub olema rohkem see, et on turvatunne läbi selle, et ma tunnen ennast vaimselt turvaliselt, et on keegi, kellega ma saan rääkida, mis on see, mida sina vist ütlesid, et sa saaks rääkida oma partneriga, eks ole, kellega ma julgen olla mina ise, keegi, kes julgeb olla ise avatud minuga, näidata oma emotsioone näiteks, mida iganes, ma räägin, et naisi on ka loomulikult erinevaid, eks ole, mida keegi otsib, et mis annab neile selle turvatunde. Aga tänapäeval me ei saa rääkida turvatundest, et sellest, et selle annab mingisugune loomalikkus või mingisugune selline asi, et nagu see ei ole see, mida naised ju otsivad ometi. Muidugi ei taha kõigile naistele seda tekki praegu peale tõmmata, eks ole. Et täitsa huvitav oleks teada, et mida nagu Ernits, kus kohast Ernits seal selline, kui vanadest uurimustöödest me räägime? Aga ikkagi, kus ütlesid, ta on ikkagi pärit sealt eelajalooliste kuradi vendade pärusmaalt, või tea, mis lauses oli, et ta ongi sealt päritna, et ega ta ei õpeta vanale Ernitsale uusi trikke. Ja see, et ta Keskerakonda läks, oli juba üsna uus trikk, üritas Martini vastu rünnakule minna. No, ta läks tagasi ka selles mõttes, ta oli millest enne. Aga Ernits küsis ka, et kas eelnõu ettevalmistus arvestati, et osa noormehi ei pruugi karistamise hirmus enam tutvuda neidudega, kuna ei tea, mis võib juhtuda. See on nagu selle muusikaga, et tead, noored ei mõtle, Peeter. Nagu noored ei tunne hirmu, mis on tegelikult ka probleem päris palju. Noor ei huvita päris paljud asjad. Ja noored elavad oma elu, nagu noored on alati elanud. Meie vanemad vaatame, oi, kus ikka noorus on nukas. Olgu, et me olime täpselt samasugused pärdikud. Ja, täpselt samamoodi. Et, ja teine asi on see ka, ja ma olen selle koha pealt veits tuumer ja ma saan aru sellest, et tegelikult see on mõnes mõttes on see kahjulik, et kui keegi tõesti nüüd ei julge selle pärast enam naistega rääkida, siis ta ei räägi naistega lihtsalt. Siis on lihtsalt niimoodi, aga see on selle pärast, et Peeter Ernitsa sugused poliitikud, kes tegelikult ei süübi põhjustesse, miks mingid asju tehakse, ei saa sellest aru, siis ajavad suust kas misinformatsiooni või desinformatsiooni välja ja pesevad nende noorte ajud ära ja siis need noored tõesti ei julge naistele läheneda. Te olete selleks kõik ise süüdi lõppude lõpuks, et on mehed, kes ei julge naistele nagu läheneda. Teine asi on see puhtalt loogiliselt võttes, kuidas vittu on naistega tutvumine seotud nõusoleku seadusega nagu. Et vaata, see on ka nagu mingisugune, nagu see näitab ka seda maailmapilti, et kui ma naiste rahvaga lähen ja tutvun, siis mul peab 25 minuti pärast munn sees olema nagu. Et nagu võib-olla mul on lihtsalt, ma lähen suhtlen naistega sellepärast, et ma ei taha kuhugi meestega ka suhelda, on ju. Palju ägedam on rääkida. Don't get it, ei saa aru, mis mõttes ei julge. Me ei saa aru, Ja kui, palun vabandust, aga kui sa oled noor mees ja sa kuulad seda ja ütled, aga Märt, aga ma ei julgegi naistega rääkida, siis tegelikult peegel. Ja ma ei räägi välimusest, ma räägin suhtumisest, ma räägin peale lendamisest, ma räägin kõigest sellest, et ma olen ühe inimesega vaielnud ka, et kuidas teda on kõrvale heidetud sellepärast, et ta ei ole naistele füüsiliselt sobiv.
ma olen 90% kindel, et siin on füüsisega väga vähe pistmist. Jah, vaadake Estoni kohvrit. Kõik armastavad teda. Aga see, et inimesed nagu noored mehed ei julge tüdrukutega rääkida, ka see on ju osa sellest nagu kasvamisprotsessist, et ega me kõik ei ole olnud alati suured jutuvestjad või mingisugused vestluskuningad algusest peale, et eks see ongi jälle see, et koos kasvame seal klassis ja koos räägime ja suhtleme, nagu Ernits on täiesti vale puu laugub praegu selles mõttes, et mitte vittu. Nagu, et nad julgevad tüdrukutega suhelda, et nagu, et tea jah, kus ta niimoodi... Ja nüüd ongi, ja nüüd tulebki mängu nagu see koht veits minult nagu Chris Kärnerlik asi, et aga see on see, need on need vanad kärsad ja vanad peerud, vaata. Et noh, et tegelikult nagu kallis inimene, meil on olemas igasugused uuringud ja igasugused, need on olemas juba, et nagu see, millega praegu seal komisjonis ka nagu tegeletakse, see on selle pärast, et kõik eeldused ütlevad, et see on positiivne muudatus. Aga noh. Ma arvan, et see 5 sekundit vaikust oli väga-väga oluline praegu siia. Jah. Võttes kohe veel 5 sekundit. Ja ma panen postis selle tunni aja pikkuseks. Kuidas vaatame üksteist. Lihtsalt vaatavad ja tastööd vaatame üksteist niimoodi, nagu Chris vaatab ise ennast. Aga üks lugu veel kiiresti sama teema puhul. Riigikogus läbis täna esimese lugemise nõusoleku seadusele, mille sisuline arutelu kestis suure saalis üle 2 tunni. See on põhimõtteliselt, need uudised on põhimõtteliselt nagu järjest. Seaduseelnõu tutvustas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, kes pidi seejärel saadikute küsimustele vastama. Fraktsioonitu, nagu vanematetu, vanematete laps, Kalle fucking Grünthal, kellelt võeti istungi alguses saadiku puutumatus. Lihtsalt ära mainitud. Kõigepealt võeti ära, vaata, siis vaene mees peab istuma seal. Mul on tunne, et Kallet nagu ei kõiguta, kõigutab ikka, sest pärast oli mingi intervjuud, kus ta oli see telefoniga vaata filmis ja neid reportereid asja, et nagu ikka kõigutab. Okei. 5, Kalle siis 5, aga seadus Eestist riigist loomariiki. Enda küsimust alustas ta sellega, et kõigil on sünnitunnistusel kirjas, kas ta on mees või naine. No, iseenesest tubli töö, jah. Aga kuna teie ideoloogia järgi on olemas vähemalt 20 sugu, kellel inimene võib ennast tunda, sealhulgas näiteks lõvina, ja kui lõvil on teatavasti teistsugused armumängud, kus ekstaasi hetkel isalõvi hammustab emalõvi kaelast, kusjuures Severus Snape tunneb ka ennast võib-olla ekstaasi hetkedel nagu lõvi ja kukub võib-olla sellepärast hammustaski. Siis mul on küsimus. Kui nüüd isik, kes tunneb, et on lõvi ja pureb või hammustab naisterahvast kaelast, kas siis tema suhtes paneb toime kuriteo või mitte? Sest on ju loomulik, et lõvid käituvad seksuaalakti läbiviimisel hoopis teistmoodi kui inimesed. Kas ma loen edasi või tahad midagi? Ma arvan, et sul ei ole mõtet edasi lugeda, sellepärast, et nagu see näitab see näitab nagu kohe selle ära, et esiteks see lõvi, ma ei tea, minu arust see ei ole sugu, aga okei. Ja siis teine asi on see, et kui mõlemad osapooled on andnud nõusoleku, sealhulgas selleks, et sa võid mind kaelast pureda, siis ei ole see kellegi asi. Ma ei tea, that's the end of the conversation. Nagu seal ei ole. Aga ütleme, et üks isikutest tunneb end lõvina ja ammustab kirevas partnerit. Kuidas te seda vastutusele võtate? Selles mõttes, et ta ei ole ju mees ega naine ja loomadel on hoopis teistsugused instinktid. Ta paneb lihtsalt toime sugulisi iseloomuga teo. Kuidas te karistate selle sama seadustiku alusel? Mina ei saa sellest asjast praegu aru. Te olete ju öelnud, et on 20 sugu. Palun vastake, tehke asi lihtsalt selgeks, kuidas see korreleerub selle eelnõuga. Aga see praegu see oli Kalle jutt, see ei ole minu küsimus, Märdile rünnak. Nagu. Aga siis Pakosta vastas selle peale, et kui Grünthal tunneb ennast lõvina, siis ei oska minister temaga samastuda. Kui üks inimene hammustab teist inimest, siis on see vägivalla tegu ja politsei menetleb seda vastavalt. Eelnõu kaitseb inimest. Jälle ilus vastus. Jah, põhimõtteliselt ongi, et kui me käsitleme seda niimoodi, et ei ole nõusolekut, siis on see vägivalla tegu ja ei ole nagu mitte midagi. Ma tuletan meelde, et me elame ikkagi Eestis nagu sellises süsteemis ka, et kui mina lähen Andrese juurde ja avaldan soovi ja nõusoleku
et Andres mul rauasaega selle sõrme maha lõikaks. Andres lõikab mul selle sõrme maha, siis ilusasti, ma ei tea, desinfitseerib, kuradi õmbleb kinni ka, kõik on nagu meditsiiniliselt, kõik on fine, lihtsalt sõrme ei ole. Ja kui ma sellest ei tee mitte kellelegi, mitte mingisugust avaldust, mitte midagi, politseisse, mitte midagi, siis Andres ei saa karistada selle eest. Sest et see oli minu otsus. Ma pean tegema, selle jaoks peab olema konkreetselt, ma pean andma selle jaoks avalduse sisse, et midagi juhtuks. Et nagu siit, nagu seda enam, et noh, et jällegi 2 inimest nüüd, kuule tead, mulle õudselt meeldib ammustada seksi ajal, kas ma võin sul siit kuradi selle kägiveeni nagu ammustada, võin või? Ja kui teine ütleb, et jaa, see on okei, ja nad teavad, et mõlemad osapooled on sellega rahul, siis sure, lase käia. Ma olen seda alati oodanud, et keegi ammustaks mu veini. Aga kui Märt tuleb minu juurde seda küsiks, mina võtaksin ikkagi allkirja, sellepärast, et Märt on kahtlane. Jaa, absoluutselt, ma olen shady fuck. Tulen järsku ukseda, kuule, lõika mul näpp maha. Endi mingi, kuule tead, ei hakka praegu. Ja ma ei oleks eriti hea näpu maalõika, mulle tegelikult iseenesest, veri ei ole nagu minu mingi top mingisugune 1000 lemmik asjadest ja kui mul võetakse veinist verd, siis ma nagu vaatan alati vasakule. Ma teen sama. Ma lasen paremast käest võtta. Aga see ei ole nii, et ma nagu kohe minestaks või kardaks, aga ma ei taha seda nagu näha lihtsalt. Ja mul on ebameeldiv vaadata seda, kui veri jookseb ja nagu niimoodi. Aga see on, mulle ebameeldiv enda verd vaadata. Jah, aga teiste omasid jälle siis või? Mitte nii väga, jah. Et näiteks ma võin, näiteks me andsime veiniverd Liisaga koos, siis kui minul veiniverd võetakse, siis ma keeran pea ära, sest ma ei taha näha seda. Andsid veiniverd lausa või? Pikalt või? Ei, ma andsin, see oli see geenidoonori asi, siis võetakse vaata veiniverd. Ampulli täis võetakse. Ja siis kui veiniverd võeti, siis ma ka, ma vaatasin kõrvale, mulle ei meeldi vaadata, kuidas mind torgatakse, ma näen, kuidas veri tuleb ja siis on see vastik. Aga Liisa puhul ma vaatasin, see eri mind, jah. Ja see tähendab seda, et Andy saeks. Et ma nagu ei tahaks tegelikult ka siis vaadata. Samas, kui ma olen lapsega käinud, näiteks Melluga olen käinud, siis ma olen küll pigem nagu vaadanud, kui talle pannakse, see tõesti ei ole hirmuaratu. Okei, tead. Aga see oleks muidugi tore, et Andy lükkab mul rauasaega sõrme maha samal ajal. Lihtsalt väga hea. Või vaatan kõrvale, nutan samal ajal. Märtsin nagu õudne. Lihtsalt. Ja, aga mis on veel õudne, sellest räägib Märt? Sa mõtled meie jalgpallilegendi või? Jaa, ma nii igatsin teda. Meie jalgpallilegend Andero Pepre kirjutas Facebookis 7. detsembril ilusat teist adventi kõigile seoses minu uue meditatsiooni tulekuga. Lootos, õie hingamine ja kuldkeha aktiveerimine. Tuleb kaasa ka üks eriline kingitus. Kõikidele täna tehtud tellimustele lisandub boonusmeditatsioon, uus ajaliin sinu sees. See on rännak mitte kuskile mujale, vaid sinu enda tulevikku siin samal planeedil, selles ajaliinis, selles maailmas. See viib siit kontakti oma tuleviku minadega aastates 2030, 2035, 2045, 2075. Näoga tulevikku, selg minevikku. Uus aasta on tulemas. Pane tõsi. Uus aasta on tulemas ja just praegu on parim aeg luua ühendus oma järgmise ajaliiniga. Teadlikult, mitte juhuslikult. Teise advendi kingitus kehtib ainult täna. Homsest on see meditatsioon eraldi müügis. Kõik, sulgudes, kõik, kes on juba tellinud, saavad selle loomulikult samuti kaasa. Kui tunned kutset kohtuda oma tulevikuga juba täna, siis see on sinu märk. Küsi linki, et saada 2 meditatsiooni 1 tellimusega. Tead see aastate valik on naljakas, et 30, 35, 45 ja 75. Lihtsalt, et oleks nagu kaugem. See on väga fun. See on väga fun. Jah, ja mis siis nagu siis, mis mul siis on lihtsalt näitab kirstu või? 275, ma ei tea. Võib-olla ongi, et näed tulevikku ja siis on Andero, ma ei kuule ennast, mis toimub. Sest sa oled surnud tainas,
või siis näitab ära, et nüüd 2030, siis tuleb nagu, ma ei tea, kuidas ta nagu näitab seda, kas kuskil ekraani peal või see lihtsalt tuleb nagu kujutlusse, see, kus me oleme. Ei, see ikka kõik on kujutluses. See, kus me 5 aastat hiljem teeme õhkarid, samad kas 2035, 10 aastat hiljem teeme õhkarid 2045. Teeme 25. aastat õhkarid seda. Et ja täna õhkarites räägime sellest, kuidas noored on kõik poliitika pikku keeranud. Siis on Andy täiesti putsis vana nagu. Ai, näed. See oleks üliarmas. Ja meie esimene teema on Malluka matustel pidas kõne tema ammune vaenlane Brigitte Susanne Rõivas. Okei. Ja siis teises teemas vaidleme, miks vanainimeste mähkmed on nii kalliks. Õudne, mina situn juba 2 nädalat kohvitassi, sest enam lihtsalt ei ole raha. Issand, kui armas. Kuradi Reformierakond raisk oma. Ma räägin, Sandra Laur on kõige hullem peaminister. lihtsalt. Kultuuriminister Kris Kärner keelustas raamatute lugemise. Mingisugused täis hullumeelsed. See oleks formaat raisk. Ei, see on lähe. Andres, teeme pausi, mul tuli sitt jälle. Armas. Ja seda meile näitabki Ander. Ühesõnaga pakub sellist võimalust näha meil. Et tead, oled sa tänatud, Andero, et sa oled olemas ja sa pakud neile selliseid võimalusi. Aga hea, et see on kuidagi teistmoodi, see on kirjas, et uus ajaliin sinu sees, et siis see on rännak mitte kuskile mujale, vaid sinu perse. Midagi taolist. Aktiveerime sinu mingid asjad sealt tagant. Nii. Terviseameti veebinõunik on meid unfriendinud Facebookis selle kõige peale. Aga nüüd saadan läbi. Ajame vist Lora ka, kas Eesti Laulu finaliste kuulasid juba? Ei ole kuulanud. Jesus Christ, kus sa kaasa elad üldse? Kuule, ma elan Märjamaal, et mul üldiselt mina seda noorte muusikat ei kuula. Et mul on kuidagi nagu, ma ei tea, mul on üldiselt on see, et ma tutvun. Kui nüüd kuskil lastakse, eks ma nagu kuulen, aga võib-olla see Eesti Laulul ma nagu seda finaali vaatan, et üritan aru saada. Eesti Laulul on ka ainult finaal. No, väga hea, et selles mõttes ma üldiselt ei tutvu lauludega enne. Eelmine aasta oli erand, sellepärast, et Espresso Macchiato nagu nii hullult lasti seda lihtsalt ja kõike seda ja siis huvi oli suurem. Ma olen täitsa nõus sellega, kus ma olen kuulnud ka, et seda peetakse väga tugevaks Eesti lauluks, et siin põhimõtteliselt, kui sa võtad kõik need, mitu see on 12 ja 12 laulu võtad ette, siis põhimõtteliselt kõik on nagu mingi nurga alt head laulud. Aga minule jäid, kusjuures siin on siuke esitaja nagu Uljana, kelle lugu on Rhythm of Nature. Põhimõtteliselt selle laulu ma jätsin nagu a la viimaseks, et mis kuradi Uljana, mis peaks mingit Uljanat kuulama. Kõigepealt kuulad ära, mis laul Vanilla Ninjal on, mis on Grete Baial, mis on Keter Janil, mis on Klišeerikul ja Maxil, eks ole, vaatad Olli laulu ära, Nööpi laulu ära, et mis kuradi Uljana. Täiesti perses. Uljana laul on siiamaani mul kõige rohkem nagu plästinud kahe viimase päeva jooksul, selles mõttes kaua need on olnud, eks ole. Ja Stockholm Cowboys, Stig Resta ja Victor Groen lauluga Last Man Standing on ka väga äge tümmi laul. Ja Olli laulud lähevad järjest halvemaks, et mul vist eelne kord isegi meeldis rohkem kui esimene, aga igatahes minu mõttes see Olli laul nagu, aga ikkagi ta on nagu selline tore, ma ei tea, mis asi see on, kas ta on siuke metal või? Siiamaani on olnud, ega ma seda viimast lugu ei ole kuulenud. Aga tegelikult ka päriselt, et hea finaal tuleb. Okay. Soovitaks ikkagi inimestel ka need laulud üle kuulata ja oma arvamused siis asjadest nagu
saada kätte. Aga Vanilla Ninja Too Epic to be True lugu, autor Sven Lõhmus, nii et nad on tagasi Lõhmuse tallis ja teevad seda asja, mida nad on kogu aeg teinud tegelikult. Kas see laul on hea? Täitsa okei on. Kas see on rohkem nostalgia? Pigem jah, et selles mõttes, et ilmselgelt see ei ole päris külmad võdinad Why Don't You Kill Me või Club Kung Fu, aga naised on ikkagi juba 40-ndates, nii et mis sa siin ikka siin Club Kung Fu tõttena. Vot, sellised paar väikest mõtet siis Eesti Laulu 2026 finalistide juures. Kui see veidi on see, et see Ant on ju võitis Superstaari saate ära, jah. Ja siis läks Andrei Sevakini stuudiosse juuksuriks. Ma alati tunnen, et see kuidagi nagu, ei, aga päriselt, et ega töö ei riku meest selles mõttes, et jumala fine on, kui praegu nagu teeb seda. Aga ma alati nagu tunnen seda, et nagu kuidagi, vaata, kes see oli see Udo Sepp, vaata, samamoodi sai Superstaariks, siis ütles sellele Warnerile või mis Universal või mis see oli, et ma ikkagi tegelikult ei taha teiega koostööd teha ja siis läks kuhugi maakleriks, siis hakkas mingit 1000 muud asja tegema. Et hullult on vaja see kadalipp läbi lasta ja siis oma see nagu potentsiaalne muusikakarjäär siis kuidagi mingi hoida nagu B-variandina või et nagu päris hästi ei mõista, aga samas ma ei ela ka Anti elu, et ju siis seal on midagi veel. Jah, see kõik on võimalik. Minu esimene mõte on see, et see on läbipõlemine. Et see on lihtsalt sa oled selle kadalipu läbi teinud muusika, sa ei taha lihtsalt sellega enam tegeleda. Plus teine asi on see ka, et Universalil on teatud ilmselt piirangud artistile. Et mulle koidab nagu selline lugu, et ma ei tea, kas sellest oli juttu, ma võin täiesti segi ajada, kas see oli välismaal või see oli meil Jana Kask või ma ei mäleta, aga ühesõnaga, et tahaks teha albumit, et võitsin ja tahaks nagu, minu nägemus on, et võiks teha nagu rocki või metalit, eks ole. Ja Universal ütleb, et ei, et popmuusika, me teeme popmuusikat, seepärast, et see müüb ju. Et Universalil on ikkagi see ka, et nad on kapitalistlik süsteem, mis teeb nagu raha tahab müüa. Et aga ma võin ka midagi sassi, aga ma mäletan seda, et minu arust see oli keegi Eesti võitjatest, kes konkreetselt seal on olnud neid jah, kellel on mingisugused tugevad ala piirangud peal, palju laulu tohib teha, mingid nagu teistpi ja mingisugune loogika oli minu jaoks seal, sest minu niisugune untrained eye ja IR ütleks pigem, et nagu, et lase muusikat välja, ole aktiivne, siis kuskilt kuulsin, et mingi tegelikult seal mingisugune mingi 1 või 2 lugu ala aastas tohib välja lasta, mingid sellist, ma räägin praegu millegist, mida ma ei tea, aga selles ongi podcasti nimi Võhkarid. Aga lihtsalt see tundub mulle ikkagi natukene kuidagi, ma ei tea, kas kurb on õige sõna, aga selline, jah. Et ma loodan, et Antil ja Minival Vindil läheb hästi, see lugu ei ole minu nagu top 9-sse ei mahu, aga kuidagi ma loodan, et Antil läheb hästi. Tegelikult on hästi meeldiv noormees on tegelikult Sant. Sitaks ja laulja ka raisk, täitsa jõhker. Vot. Aga Klišeerike Max looga Jolly Roger, by the way, on 2 päeva Spotify's juba esimesel kohal olnud, nii et kes ikka Spotify'd ruulivad, kui mitte Klišeerike Max, et oleks triibuvast aga sisse saanud, siis oleks need 2 Spotify number 1. Aga ma arvan, et ongi kõik, nagu ütles Märt Koik umbes 6, 7, 8 aastat tagasi. Aga kui tahate Märt Koiki näha, siis palun minge Fientasse Võhkarite glamuurne galashow 13. jaanuar kell 19.00. Minge ostke oma pilet. Sellepärast, et kui sina ei osta, siis ostab keegi teine ja siis sina lihtsalt ei näe seda. Jah. Aga lihtne. See on once in a lifetime moment. Meiega koos. Aga siis aitäh, et olete olemas ja kohtume teiega kui kuskil mujal, siis ma ei tea, Kaala õhtul või ma ei tea, võib-olla Patroone häälingus, who knows? Patreon.com. Ja me see detsember, ütlen jälle viimase info veel ära, et me see detsember ei tee Võhkaritest pausi, et tulevad ikkagi tavaosad, tulevad Patreonid, aga jaanuaris seest võib-olla teeme, sest et siin toimub asju. Aga seda me veel arutame. Jah, või tegelikult võib selle ka ikkagi teada anda, et me ei tee sellist pikemat pausi, aga küll see nädal, kus on jõulud, siis sellel nädalal ei maksa Võhkarite saadet oodata. Vaata, kus ma siin on.
see on siis... et hakkame lõpetama ja siis hakkame rääkima asju. Ja. Praegu loogika järgi 9. tuli see osa, 16 tuleb Patreon, 23 tuleb ei. Tavaosa Patreon, jah. 23 on vaba ja 30 tuleb tavaosa. Jah. Et niimoodi peaks tulema praegu. Just. Kuulge, aga olge mõnusad ja pange hullu ja ma teen ükskord veel. Tšau. Tšau.